Tervist, käes on 17. detsember ja homme on reede, homme 18. detsember, seega Küllil on sünnipäev, palju õnne Küllile, Küll ja minu ema siis. Aga praegu on õhtu ja ma näitan teile kohe, mis tuli inkubaatorist. Ülinunnud vutitibud, tundub, et neid tüüpe on päris palju. Ma väga praegu näidata ei saa, tõstame nad ära siia. Et tundub, et koorumine on väga hea olnud. Mõõtsin ära siis pruuderi temperatuuri, tagapool on üle 30 kraadi, eespool on jahedam, nii et saad valida seda temperatuuri väga hästi ise. Nüüd tõstame siia sisse ära ja siis vaatame, palju neid oli kõigepealt. Nii, nüüd tõstame nad siis siia kõige ülemise korruse peale ära ja loeme ära ka kohe, mitu tibu see on. Üks. 3, mitte 4. 11. 30. Nii. 32. Ja 40. Mis see oli siis? 50 muna, mis oli? 54 muna. 54 muna ja 40 tibu. See on väga okei protsent, ma arvan. Eriti talvel ja eriti võõrastest munadest. Nii, nüüd on kohe see, et ma toon siia sitaplaadi alla, panen neile toitu ei saa panna nii väikestele või automaatsöötesse kuskile, tuleb panna mingi kas paberi peale või kuhu iganes, et mingi madal asi ja siis jootja, muidugi jootja tuleb panna, jootja on mul olemas siin juba. Jootja läheb siia ettepoole, vesi peab olema alati pruuderi jahedamas nurgas siis, sellepärast, et vesi on neil ikkagi rohkem selleks, et nad jahutavad ennast, kui neil on vaja jahutada ja vesi peaks olema jahedam, et ärge lükake kunagi vett lambi alla. Nii, toome söögi ka. Seekord kasutan siis kohe vuttide tibusööta. Ait 24 tõi mulle ühe koti seda. Et ma ei ole seda proovinudki varem, nii et saamegi proovida. Ja ma panen siis ühe aluse kohe sinna pirni lähedale, et nad saaks nokkima hakata ja panen kindlasti ka teise aluse veel. Ja teisele poole, et neil oleks praeguses vanuses kohe toitu leida, ükspuha kuhu pool nad siis jooksevad. Eks nad on alles ju väga, nad on umbes 10 tundi vanad, ma arvan, maks. Et praegu nad on nüüd kohmetud ja eks nad peavad natuke seda toidu otsa nagu koperdama, et seda süüa. Et siia ta nüüd lähebki. Nii. Ja toome ära ka siis nüüd ma teen rutusi alla mingi sitaplaadi. Nii on olnud. Nii, väljaiteplaadiks siis tuligi sama plastik siia. Mõõtsin täpselt välja, läks alla ilusti ja tibud nüüd siis natukene kohanevad, kosuvad seal lambi all. Ega nad kohe praegu mingi jooma sööma ei tule ja üldplaanis näeme neid siis juba homme hommikul ja vaatame, kuidas neil läheb. Et praegu nad on, üks tüüp tõugus ette, vaata. Joo, no. Praegu nad on igati tublid ja ei ole ühtegi tibu, kellel oleks jalad köverad või mingi väär areng, selles mõttes on väga hästi. Nii et vaatame edasi siis juba homme. Tere hommikust! Ongi hommik käes. Tibud on olnud nüüd üleöö siis oma pruuderis, vaatame, mis siis tagajärjed on. Tõenäoliselt on ikkagi paar alati välja läinud esimese 24 tunni jooksul. Nii et ootame 2-3 surma, tõenäoliselt leiame sealt, loodame, et mitte rohkem. Eile õhtul veel panin ära siis neile väiksema jootja igaks juhuks, sest millegi pärast vutitibudele kõvasti meeldib ujuma minna. Siis eelmine jootja oli ikkagi nii suur ja kuna tibud on natuke hinnalisemad kui tavaliselt, siis ma ikkagi panin väikse purgi sinna, väikse kaanega niimoodi, et oleks kindla peale see, et ta ei saaks ära uppuda. Vot, aga teeme siis, vaatame lahti ja vaatame, mis saab. Vaatame siis. Üks asi, mille ma avastasin, mis me peame selle pruuderiga muutma, on see, et me peame ühe listu panema sisse poole, et nad saaks kohe välja tormata. Et millegi pärast on tibudel tahtmine kohe joosta. Et seda ma ei oleks nagu oodanud, et nad tahavad kohe tulla uudistama suure hooga, tormame välja. Et tavaliselt on ikkagi linnud natuke arglikumad, nad ei torma kohe, aga näed. Vaatame siis, aga no samas nii saab ka, kui ma ei olnud midagi ees siin. Ikkagi 3 on surnud, tundub. 1 on siin. 1. 2, huvitav. Mis siis on? Isegi 4.
ja 4 tükki. Tavaliselt ikkagi see esimesed tunnid nii on, et nõrgemad lähevad välja, kes ei ole elujõulised, et see käib selle asja juurde, kahju, aga nii on. Nüüd paneme siia veits süüa neile, ikkagi aluste peale ka veel, kuigi mul on söötja siin. Vot see, Toitu. Ma vaatan selle aluse siin ees, sellega on nagu täiesti reaalne tegelikult toimetada. Eile ma vaatasin, et on nagu juba keeruline, kui nad tahavad tormata kõik. Aga praegu nad toksivad kõik seda plaati. Aga see tähendab ikka seda, et ühe käega peab sellel ajal toimetama, kui nad siin on. Nii, ja läheb söötja tagasi. Et söötja ka ikkagi kohe alguses panna siia sisse, et siis nad saavad nagu hakata sealt sees ka sööma ja siis tuleb see oskus neile ka, et nad sealt seest peaksid sööma siis. No nii tibud. Teised tunduvad igati elujõulised, kõik nagu on hästi. Kahju, et 4, siis meil on alles 40-st on alles siis 36. Loodame, et rohkem ei lähe kedagi, aga see ei ole nagu üldse välistatud, sest tavaliselt mõni läheb veel. Teiseks on täna sitapäev, nii et alustame sellest, enne kui ma panen veed ja uued söögid, läheb sitt ära ja selle ma panen teile kiirenduse peale, et ei peaks siin väga kaua seda vaatama. Sitaplaadid puhtad, nüüd panen ära vee ja söögi ja siis on vutimaeg kõik. Vaatasin just kaamera pealt, et sita väljaveoga läheb mul 6 minutit. Et põranda pühkimised kokku, et 6 minutit üle päeva pole üldse hullu, tegelikult minu arust. Vot, vutid on nüüd tehtud, lähen vaatan ka üle muud linnud, loomad. Huvitaval kombel avastasin seda, et radikas meie vutimajas enam ei lülitu sisse, sellepärast õues on +11 enne jõule. Ja kui on juba nii soe, siis pigem kipub olema, et peab hakkama jahutama seda hoonet. Et päris huvitav olukord enne jõule. Jõudis Leedust meile üks niisugune vahva suur pakk. Teen selle kohe lahti, ma tean, mis siin sees on. Nüüd ma teen selle otsa pealt lahti ja kohe näitan teile ka. Nii, tõmbasin siia siis ümber natukene halli teipi, sellepärast, et ma tegin ta vales kohast lahti. Ja näitan teile, miks ma tegin vales kohast lahti. Tšadaa! Siin sees on vuti munakarbid. Otse Leedust. Võtame ühe välja siit. Nii, nüüd on, siit murdakse nad siis pooleks, ehk siis 12 munakarbid. Saab ka jätta kokku, kui on vaja, aga põhimõtteliselt käivad siit lahti. 12 muna läheb siia karpi ja siin on suur kasti täis neid, ehk siis 800 karpi tegelikult. Siiamaani läksid siis meil siin munad nende tavaliste külmkapi karpide sees, aga nüüd on päris huti munakarbid olemas. Kuna tuleb juba 100 muna päevas, siis on ka, ma arvan, pakend päris oluline. On ka tulemas kleebised siia peale, Risto Areng Farming kleebis ja karp, ehk siis on teada, kust muna tuli ja minu arust tunduvalt kaubanduslikum. Ja muidugi nüüd ma hakkan vaikselt koguma mune valgetelt vuttidelt, et panna uuesti inkubaatorisse ja hakata vaikselt karja suurendama, samal ajal ehitades vutipuure juurde, kuna on siiski talv, õues midagi teha ei saa, aga vutte ma tahan niikuinii paljundada, suuremaks ajada seda munatootlikkust, siis see praegu on täpselt see õige aeg, millal seda teha. Ja muidugi, et karbid jõudsid, mul on ülihea meel, asi liigub edasi ja
muidugi tellisin ära ka lõpuks selle vuti kikkumismasina, nii et see on ka tulemas. See tuleb Kreekast, seega ta on kuskil poole peal, ma arvan. Lootsin, et ta jõuab enne jõule kohale, et ma saan teha need vutid ära, kes peavad jõululauale jõudma. Ehk jõuab ka veel, ma ei tea. Siis ta peaks esmaspäevaks kohal olema, et siis esmaspäeval hakkab minul see tapupäev pihta, kus lähevad pardid ja vutid heaks, mis on siis tellitud ja mis lähevad siis endale. Vot, vuti mul on karbid on kohal ja mul on ülihea meel. Mul on ka ülihea meel, et vutitibude koormus oli väga hea. Tegelikult oli hea selles mõttes, et vaata, kui on võõrad munad, kunagi ei tea, mis sealt tulla võib. Aga oli väga viisakas. Muidugi käisin munadel ise järgi ka, see on nagu eelis, et kui alati, kui saadetakse postiga, siis on tihtipeal koorus tunduvalt halvem. Aga tõenäoliselt mõni väljaminek on veel nende vutide seast, tibude seast, aga ülejäänud jäävad ellu. Bruder töötab väga hästi, olen rahul praegu siiamaani. Muidugi seal võiks see liist väike ees olla, sellega ma saan ju tegeleda alati, et saan ju täiustada, et see ei ole see, et ta praegu ei töötaks. Vot, niisugune lühike video. Ma loodan, et teile meeldis, hoian teid kursis. Jõulude ajal tõenäoliselt on videod natuke lühemad, et kuna on palju seda aega, kus pere koos olemist ja muud, et ei saa nii pikkus videosid teha, et lihtsalt aega ei ole ja võib-olla ei ole ka tahtmist nii palju, et see on natuke teistmoodi aeg. Vot, vutidel läheb hästi, mune tuleb, bruder töötab, tibud on ilusad ja vuti mul karbid tuid, nii et edasi areneme vaikselt. Samas kiiresti, ma arvan, et aasta lõpus teeme kokkuvõtte, et kui me alustasime Märtis selle kanali asjaga siin, kus ei olnud ühtegi aeda mitte midagi, nii et ma arvan, aasta lõpus võiks kokkuvõtte video ka, kus siis vaatame üle, mis nagu on tehtud selle aasta jooksul, et tegelikult kui niimoodi, see on päris suur asi, on juba jõutud ja järgmine aasta kindlasti jõuab meil rohkem. Ja ma näitan teile veel selle ka ära enne, kui lõpetame. Sain kätte aiapostid, immutatud rohelised aiapostid ja need on siis mõeldud nüüd sinna seesama põld, mis ma näitasin kunagi, kui me plaane pidasime siin, et selle aia jaoks, et saaks terve selle põllu nüüd piiritatud aiaga ja aiapostid on käes. Nendest peaks jaguma ilusti, peaks isegi olema ala 10, natuke mõned rohkem üle, et aiapostid on olemas, veel on puudu võrk ja muidugi ilusad ilmad, millal saaks seda ehitama hakata, aga see aed, mis siia taha, seesama kasvanud arendatud põld, mida praegu ei näe, aga siin ta on. See aed tuleb ja sinna sisse väiksemad aedikud, aga kõigepealt alustame sellest suurest ja saame suvel juba lasta sinna anetpardid lahti, nii et üliäge. Nii et kõik areneb, suvi läheb vingeks ja mul on tegelikult üpris hea aasta olnud, nii et teie jälgige, like, share'ige, jagage kõike muud, kommenteerige. Andke nõu, olge tublid ja muidugi ilusat pühadaega teile ja praegu siis näeme järgmine video, nii et tšau! Yeah.